ma õpin praegu ametlikult Euroopa õpinguid, mis on Süti instituudis, see on väga politoloogialaadne asi juba mitmendat aastat magistriõppes. Enne seda õppisin keskkonnakorraldust ja planeerimist, mis on reaalvaldkonnast ka sihuke sotsiaalteaduslik kalduvus. Ja TÜÜE liige on olnud 2 korral. Esimene kord mindust tagasi, siis kui Erik Raudsepp ja Aspar Grupp ja Oliver Rosenbaum olid juhatuses, siis tehti väga palju suuri asju, see oli väga õpetlik. Väga palju asju tehti ka nagu võib-olla halvasti, aga mitte ikka kaootiliselt. Aga sellest kaosest sündis mingisugune kord ja mingisugune arusaam, mis mul asju võiks tegema, see oli hea. Teine kord olin siis, kui oli Martin Nurgõbu ja Erika Romblama vaheline periood. Ja see oli siuke veits demokraatlikum ja oli huvitav. Ma polnud nii investeeritud sellesse. Ja see on nagu kogemus. Mõlema korral olin ka Eesti Üliõpilaskonna Liidu volinik, nagu selle nagu erinevad nimetused olnud, aga ma lihtsalt esindanud TÜÜ-et ja üliõpilasi selles organisatsioonis ja praegu olen ka Eesti Üliõpilaskonna Liidu järelevalve komisjoni liige. See on natukene mure, natukene edevus, aga natukene ka see, et tundub, et see on vajalik ja mul esiteks ka nagu on võimalus seda teha. Ja mulle tundub, et mul on midagi panustada, sest on mingid asjad, mis on nagu mulle jäänud mulje, et mina saan neist aru, et on vajalik teha nagu normaalne, järjepidev, kaasav organisatsiooni kultuur. Ja see on nagu väga sotsiaalne protsess. Sellest juba oleme need eelnevad juhatuse liikmed nii hästi aru saanud. Nad väga palju oli üks nagu tehnokraatlikku tööd, mis tegelikult oli ka hea, aga see fookus nüüd peaks minu arust olema nagu kultuuri loomine. Kultuur, see on põhimõtteliselt, mismoodi inimestega suheldakse, mismoodi inimesi kaasatakse. Ja kaasata ei pea nagu lõputult, aga ka teatud nagu input või nagu sisend sellest laiemast võrgustikust, mis on TÜÜE kogu nagu laiendatud tähenduses. See on mõistlik. Teine asi minu arust on nagu oluline on see, et TÜÜE peab olema tore. Et see on nagu mitte ainult siuke policy making tool, vaid see on lihtsalt nagu peaks olema tore nagu inimeste aega võtta. Et on nagu peale koosolekul mingi sotsiaalne üritus või nagu X-prompt mingi sotsiaalseid üritusi. See on inimesi, kes on varasemalt saanud kokku TÜÜ-s, saanud lapsi, elavad koos nüüd, et minu arust see on normaalne. Ja kolmas asi, mis minu arust on nagu huvitav, TÜÜ-l on tehniliselt võttes teoreetiliselt kõige suurem ja parem ülevaade, mis Tartu Ülikoolis toimub. Sest mitte kellelgi ei ole nagu nii põhjalikku võrgustikku üle ülikooli. Et see on selline nagu veits kummaline, et ülikool on palju autonoomseid üksuseid, mis moodustavad terviku. Niimoodi, et nagu need autonoomsed üksused nagu väga palju teistest üksustest ei hooli selle hetkeni, kuni on eelarve jagamine. Kogemus, uudishimu, töötahe, ma ütleks. Ja pluss ma tean kõik eelnevaid esimehi. Viimast esimehest küll vähem, aga ma tean teda siiski mingi määral. Ja mul on nagu siuke ajalooline võimalus küsida varasematelt isikutelt nende edukate nagu tegevuste ja vigade kohta, et mis nagu läks hästi ja mis läks halvasti. Ja ma ütlen, et ma nagu saaks umbes samamoodi hakkama. Ja ma ei tahaks ennast täielikult nagu võrrelda sellega, mis varasemalt oli, sest see oli nagu mitte nagu normaalne periood mingis mõttes. Et väga palju asju nagu mis tehti, enam ei kordu. Nüüd ütles vaja nagu teha asju nagu järjepidevalt, et nagu oleks mingi süsteemsus. Oligi hästi.